Tere hommikust, auväärt Riigikogu liikmed! Avan Riigikogu täiskogu teisipäevase istungi. Kohaloleku kontroll, palun! Kohale jõudis registreeruda 55 Riigikogu liiget, puudub 46. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Reili Rand, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud kolleegid! On selline hea tava või kokkulepe, et pärast kaklust rusikatega ei vehita. Aga olukord Hiiumaa kutsehariduse ümber ei anna kahjuks muud võimalust. Kui uus ühendasutus, millega siis Eestis esimesena ühendatakse gümnaasium ja Hiiumaa ametikool, peaks tööd alustama alles 1. septembrist ja eelmist aastat või seda protsessi räsis kõigepealt aiandusõppe tasuta õppekohtade kaotamine Hiiumaal, siis eile toimus Hiiumaa ametikooli viimane nõunike kogu. Võiks mõelda, et ühe väärika haridusasutuse viimane nõunike kogu sellise juriidilise keha puhul võiks olla sellises heas, austavas meeleolus. Aga seda saatis teadmine, et juba järgmine õppe või järgmised erialad lähevad kärpimise alla. Uuest õppeaastast ei avata Hiiumaa ametikoolis autojuhi ja veonduse eriala ehk siis bussijuhi ja autojuhtide eriala õppekohti ehk kärbe on 100%. Siis tekibki küsimus kogu sellisest kutseharidusreformi nägemusest ja plaanist, mis ministeeriumil ja ministril on, et kas tegelik plaan on kutsehariduse pakkumine Hiiumaal täielikult lõpetada. Siis oleks ka aus seda otse ja selgelt kogukonnale öelda. Oleme kolleegidega Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonist siis esitanud haridus- ja teadusministrile selle kohased küsimused ja loodame võimalikult kiiresti neid vastuseid saada. Aitäh! Head kolleegid, olen võtnud vastu ühe arupärimise. Auväärt kolleeg Peeter Ernits, mis vaevab teie südant? Jaa, auväärt juhataja. Minu küsimus on selgelt protseduuriline. Eile te väitsite, et kolleegid Isamaast pakkusid päevakorda täiendada 2 oma eelnõuga ja meie Keskerakonna poolt 1. Ja te ütlesite, et kindlalt läheb tänane ettekanne ja arutelu Finantsinspektsiooni kohta, kogu see 4 tundi kulub ära. Aga kui see ei kulu ära, kas te võtate vastutuse Riigikogu tööaja aja kuritarvitamise pärast, kui jääb tund või 1,5 kasutamata täna? Aitäh! Aitäh, hea kolleeg! Esmalt te laimate mind sellepärast, et ma ei ole kunagi väitnud eile seda, et see arutelu kestab vähemalt 4 tundi. Ma tõin näiteks, et eelmisel aastal kestis see natukene üle 2 tunni. Seda, et see kestab 4 tundi, pole ma küll kunagi väitnud. Aga loomulikult olen ma valmis võtma ka vastutuse, kui see lõpeb kiiremini, nii et sellisel juhul ma kell 12 lahkun juhataja koha pealt ja siis tuleb uus juhataja. Aga nüüd, head kolleegid, saame minna tänase päevakorra juurde, milleks on Finantsinspektsiooni 2025. aasta aruanne. Ja enne kui ma palun siia juhatuse esimehe 2 sõna ka selle eelnõu menetlemise korrast, kõigepealt on ettekanne kuni 20 minutit ja igal Riigikogu liikmel on võimalus esitada 1 küsimus ja läbirääkimised on avatud fraktsioonidele. Ja nüüd, head kolleegid, on mul suur au paluda Riigikogu kõnetooli ettekandeks Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe, kummaliselt, Kerstin Pilt, palun.
Austatud Riigikogu aseesimees, lugupeetud Riigikogu liikmed. Eesti finantssektor areneb kiiresti. Võib-olla kiiremini kui kunagi varem. Ja küsimus ei ole enam selles, kas kiirus on meie tugevus. Küsimus on selles, kas meie reeglid, järelevalve ja õiguskaitse suudavad selle tempoga kaasas käia. Täna esitan teile ülevaate Finantsinspektsiooni 2025. aasta tegevustest. Pea 4 kuud tagasi asusin juhtima Finantsinspektsiooni. Selle aja jooksul olen kohtunud turuosalistega, riigiasutustega ja rahvusvaheliste partneritega. Ma olen kuulanud neid ja esitanud küsimusi. Üks sõna on neis vestluses ikka ja jälle kõlanud. Kiirus. Jah, see on Eesti tugevus, aga sellega kaasneb ka vastutus. Finantssektor peab toimima nii, et inimesed ja ettevõtted saaksid ajada oma rahaasju kindlustundega. Selle eelduseks on aga usaldusväärne ja läbipaistev finantsturg ning järelevalve. Järelevalve, mis suudab riske ette näha ja neile õigel ajal reageerida. Ja Finantsinspektsiooni roll on seista nende põhimõtete eest Eesti riigi nimel. Finantsinspektsioon on üks Euroopa Liidu väiksemaid järelevalveasutusi. 2025. aasta lõpus töötas meil 146 inimest. Täpselt sama palju oli ka järelevalve all olevaid finantsasutusi. Sisuliselt siis üks järelevalvatav ühe töötaja kohta. Ning nende seas on ettevõtteid, mis haldavad miljardite eurode väärtuses varasid. See näitab korraga 2 asja. Esiteks seda, kui suur vastutus lasub igal meie inimesel, ja teiseks seda, kui palju me neilt ootame. Eesti tugevus on võime otsustada kiiresti ja muutuda kiiresti. Me oleme üles ehitanud finantssüsteemi, kus maksed liiguvad hetketega. Laenuotsused sünnivad minutitega. Ja ka uued digitaalsed teenused jõuavad turule kiiremini kui enamikus Euroopa riikides. Meie väikese riigi jaoks on see oluline konkurentsieelis. Kuid finantssektoris kehtib lihtne põhimõte. Riskikontroll peab vastama võetavale riskile. Kui riskid liiguvad kiiremini, kui meie võime neid mõista ja juhtida, tekivad meil paratamatult probleemid. Ja siin ei pea ma silmas Finantsinspektsiooni üksinda. Ma pean silmas kogu süsteemi, järelevalvet, poliitikakujundajaid, kohtuid, finantsteenuse pakkujaid ja tarbijaid. Ei saa olla nii, et finantssektor liigub kiiresti, aga riik aeglaselt. Kui järelevalve, seadusandlus või õiguskaitse jäävad tempost maha, tekivad riskid kogu süsteemile. Finantsinspektsiooni järelevalve tugineb 2 sambale. Ühelt poolt peame tagama finantsasutuste vastupanuvõime. Teiselt poolt aga selle, et klientidele osutatavad teenused oleksid usaldusväärsed, läbipaistvad ja ausad. Mul on hea meel kinnitada, et 2025. aasta lõpu seisuga on Eesti finantssektor tugev. Pangad on hästi kapitaliseeritud ja kasumlikud ning laenuportfellide kvaliteet on püsinud üldjoontes stabiilsena. Meie Finantsinspektsioonis hindame regulaarselt, kas pankade riskid on piisavalt kaetud oma vahenditega. Me analüüsime pankade ärimudeleid, nende juhtimiskvaliteeti ja riskiprofiili.
Ka regulaarselt me hindame kapitali ja likviidsuse piisavust. Koos Euroopa Keskpangaga määrasime eelmisel aastal Eestis tegutsevatele pankadele täiendavaid kapitalinõudeid 960 miljoni euro ulatuses. Kuid praegune tugev seis ei tähenda, et me võiksime valvsuse kaotada. Meid ümbritsevad geopoliitilised riskid, juba mainitud kiire tehnoloogiline areng ja finantsturgude üha tihedam rahvusvaheline seotus. Kõik see toob kaasa uusi riske. Neid riske aitavad maandada rahvusvahelised kokkulepped ja Euroopa ühised reeglid. Eelmisel aastal jõustus Euroopa Liidu DORA määrus. See on määrus, mis ühtlustas IT-riskide juhtimise nõuded kogu finantssektoris. Ja Finantsinspektsioon testib regulaarselt pankade vastupidavusvõimet ning jälgib, et turuosalised täidaksid DORA nõudeid. Meie digitaalne finantssüsteem tähendab muuhulgas seda, et tehnoloogiline tõrge võib kiiresti muutuda ühiskondlikuks probleemiks. Seetõttu ei ole IT-riskide juhtimine enam tehniline küsimus. See on osa riigi julgeolekust. Nagu ka finantssektori vastupidavus ei ole enam majandusküsimus. See on seotud riigi toimimisvõime ja ühiskonna usaldusega laiemalt. Seetõttu peavad finantsasutused olema valmis toime tulema nii küberohtude, tehnoloogiliste tõrgete kui ka rahvusvaheliste kriisidega. Ning just kriisivõimekuse tugevdamine on olnud Finantsinspektsiooni prioriteet juba aastaid. Oleme täiendanud süsteemselt oluliste pankade kriisilahenduskavasid ning me oleme ka testinud nende toimimist. Meie eesmärk on selge. Ka keerulistes olukordades peab finantssüsteem edasi toimima ning inimeste usaldus pankade vastu säilima. Kiiresti arenev süsteem vajab tugevat raamistikku. Raamistikku, mis peab vastu ka surve all ja tagab kriisivalmiduse, ka keerulistes oludes. Ning selle raamistiku kujundamine ja hoidmine ongi Finantsinspektsiooni igapäevane töö. Nüüd aga teisest olulisest teemast. Finantsteenuse tarbijast. Finantssektori kiire areng mõjutab meie inimesi otseselt. Teenuste digitaliseerimine muudab need mugavamaks ja kiiremaks ning lihtsustab ka kliendi tuvastamist, kuid samal ajal toob ka see kaasa uusi riske. Ma alustaksin vastutustundliku laenamise teemast. Tasakaalu leidmine laenude kättesaadavuse ja vastutustundliku laenamise vahel on olnud viimaste kuude jooksul üks läbivamaid teemasid minu kohtumistelt nii turuosalistega kui ka partnerasutustega. See tähendab just nende asutustega, kes vastavaid vaidlusi ja juhtumeid ka menetlevad. Praegu hinnatakse inimeste maksevõimet sageli killustatud andmete põhjal. Ning selle tulemusena võib inimene saada laenu rohkem, kui ta kanda suudab. Samas, sageli ei ole probleem pahatahtlikkuses. Probleem on selles, et otsuseid tehakse puuduliku info põhjal, kuigi tehnoloogiliselt oleks võimalik teha neid märksa paremini ja ka täpsemalt. Kui me soovime kiireid ja digitaalseid finantsteenuseid, peavad sama ajakohased olema ka riskikontrollid. Praegu tähendab aga laenuvõime hindamine liiga sageli käsitööd. Pangakonto väljavõtete vaatamist ja killustatud info kokkukogumist. See ei ole tõhus lahendus mitte kellegi jaoks. Kuigi tarbimislaenude arv on viimastel aastatel pigem vähenenud, sõlmiti 2025. aastal
siiski üle 500 000 uue tarbimislaenulepingu. Kogumahus ligi 750 miljonit eurot. Need ei ole abstraktsed numbrid. Nende taga on päris inimesed ja päris tagajärjed. Kui laenu antakse vastutustundetult, võivad tagajärjed olla rasked nii inimesele endale kui ka tema lähedastele. Olukorda aitaks oluliselt parandada niinimetatud positiivne krediidiregister. See register koondaks teavet inimeste finantskohustuste kohta. Olgu selleks siis kodulaen, liising, tarbimislaen või järelmaks. On öeldud, et selline register riivab inimeste privaatsust. Jah, tegemist on tundlike andmetega ja seetõttu tulebki andmekaitse küsimusi võtta väga tõsiselt. Oluline on, kes neid andmeid haldab ja kuidas neid kaitstakse. Ning ka see, et need andmed oleksid täpsed, ajakohased ning annaksid inimeste finantskohustustest tervikliku ülevaate. Enamikus Euroopa riikides selline süsteem juba toimib. Ja peagi jõuab ka teie ette teisele lugemisele krediiditeabe jagamise seadus, mis looks sellise registri jaoks õigusliku raamistiku ka Eestis. Uskuge mind, kui ma ütlen, kiire laenamine ilma usaldusväärse andmepõhjata on nagu sõit pimedas ilma esituledeta. Ja positiivne krediidiregister ongi need esituled. Kuid andmed üksi ei lahenda kõiki probleeme. Inimesel, kes satub finantsraskustesse või vaidlusesse finantsteenuse pakkujaga, peab olema selge ja kättesaadav võimalus oma õigusi kaitsta. Finantsinspektsioon on juba aastaid juhtinud tähelepanu vajadusele luua Eestisse finantsombudsmani institutsioon. Ja see vajadus ei ole ajaga kadunud. Vastupidi, minu hinnangul on see muutunud üha aktuaalsemaks. Finantsombudsman võimaldaks finantsteenusega seotud vaidlusi lahendada lihtsamalt, kiiremini ja väiksemate kuludega. See annaks inimestele reaalsema võimaluse oma õigusi kaitsta ja aitaks samal ajal vähendada kohtute koormust. Meie inimesed ei peaks jääma olukorda, kus mõnesaja või mõne tuhande eurone vaidlus tähendab automaatselt kohtusse pöördumist. Mina isiklikult usun, et Eesti ühiskond on valmis selleks, et rohkem vaidlusi lahendatakse kokkuleppe teel. Ja ma usun, et sõltumatu finantsombudsmani seisukohti võetakse tõsiselt. Praegu ei ole meil Finantsinspektsioonis seadusest tulenevat õigust lahendada üksikuid tarbijavaidlusi. Meie roll on küsida vajadusel selgitusi, kontrollida teenusepakkujate tegevuse vastavast nõuetele ja reageerida süsteemsetele probleemidele. Ning ometi pöörduvad inimesed pea iga päev meie poole, lootuses abi saada. 2025. aastal avaldas Finantsinspektsioon 844 hoiatusteadet tegevusloata isikute ja võimalike pettuste kohta. Lisaks saime aasta jooksul 507 tarbijakaebust, mida oli 35% rohkem kui eelmisel aastal. Kaebuste arvu taga on loomulikult suurel määral ka finantspettuste sagenemine. Aga kõik see näitab selgelt, et inimesed vajavad lihtsat ja usaldusväärset abikanalit. Ning finantsombudsman võikski olla just selline kanal, sõltumatu ja kättesaadav võimalus lahendada vaidlusi ilma kohtusse pöördumata ja ilma suurte kuludeta. Ning lõpetuseks. Finantsinspektsioon töötab praegu välja uut 4-aastast strateegiat.
Selle keskne eesmärk on selge. Eesti inimesed ja ettevõtted peavad saama usaldada meie finantsturgu ja selle osalisi. Samal ajal peavad Eestis olema head tingimused ettevõtjatele, kes tegutsevad vastutustundlikult, riskiteadlikult ja seadusi järgides. Me avaldame oma uued strateegilised suunad peagi. Head Riigikogu liikmed, Eesti edu ei ole kunagi sündinud aeglusest. Oleme edu saavutanud seetõttu, et oleme julgenud liikuda kiiresti. Aga kiiresti saab liikuda ainult süsteem, mida inimesed usaldavad. Ja usaldus ei teki iseenesest. See vajab selgeid reegleid, vastutust ja valmisolekut tegutseda enne, kui probleemid muutuvad kriisideks. Jah, ka kiiresti arenev süsteem vajab selgeid piire ja vastutust. Ning siin on ka otsuseid, mida saab teha Riigikogu. Eesti vajab finantsombudsmani. Eesti vajab kaasaegset krediiditeabe jagamise raamistikku. Lisaks ootavad lahendamist ka mitmed teised küsimused, sealhulgas pangasaladuse regulatsiooni ajakohastamine. Meie ühine eesmärk peab olema hoida Eesti finantssektor innovaatiline, usaldusväärne ja turvaline. Just selline, mis toetab majanduse arengut ja inimeste kindlustunnet. Kinnitan, et Finantsinspektsioon jätkab selle nimel tööd koos Riigikogu, partnerasutuste ja turuosalistega. Ma tänan meie koostööpartnereid ja kõiki Finantsinspektsiooni töötajaid nende pühendumuse eest. Tänan kuulamast. Suur tänu teile. On suur rõõm näha, et kolleegid on väga aktiivsed ja terve rida küsimusi. Alustab Urmas Kruuse, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt ettekandja. Soovin teile selles värskes ametis jõudu, jaksu ja vastupidamist, nii nagu te ise viitasite, et alles esimesed 4 kuud vist. Just. Küsin sellist asja, et avalikkuse ees käib väga palju läbi seda, et inimesed satuvad pettuse ohvriks pigem selle tõttu, et nad jagavad oma PIN-koodi ja muid salasõnasid, kui selle tõttu, et meie finantsasutused, ma räägin siin pankadest enne kõik, suudaksid seda raha ära siis kaotada sõna otseses mõttes, välja arvatud mõned erandid, mis meid võivad ees oodata lähtuvalt hoiulaenuühistustest, mida me oleme tegelikult märganud. Aga mis te arvate, kuhu see süsteem selles mõttes läheb, et ühelt poolt te ütlesite väga kenasti, et kas need vahendid, mis meil on võimalik kasutada, et selliseid asju ära hoida, on sama kiired, innovaatilised, nagu on vastaspoolel. Ehk kus saabub tasakaal selles osas, kus kiire ülekanne muutub selle tõttu aeglaseks, et me tahaksime, et see ülekanne oleks turvaline. Et kas te oskate ennustada natuke ette seda? Aitäh! Aitäh! Ja tõepoolest, kui me räägime, hästi palju kõlab läbi, et pangad peavad suutma ennetada finantspettused. See tavaliselt ei ole see ennetamise faas, ei ole nii palju pankadel. Sellepärast, et finantspettus või see algab enne, pangad saavad tõkestada pettuse lõpule viimist. Et see on esimene asi, eks ole. Teiseks, kuhu me siis liigume? Et ma arvan, et see on üks asi, mis vajabki ühiskonnas läbirääkimist ja arutamist, et kus meil see tasakaalupunkt on. Sest et selles kiires maailmas, nagu te ka välja tõite, ongi see, et me oleme harjunud selle kiirusega, me tahame mugavust, samas me tahame turvalisust ja need on üsna vastukäivad printsiibid. Ja tõepoolest sellist vastukäivat nagu teemaarendust olen ma ka selle 4 kuu jooksul mitmeid kordi kuulnud. Kui ma suhtlen pankadega, siis jääb kõlama see, et inimesel on individuaalne vastutus. Neil on individuaalne vastutus hoida oma pinne turvalisena. Samas, kui ma räägin riigiasutustega ja julgeolekuasutustega, siis nad ütlevad, jah, see individuaalne vastutus on kena asi, juhul kui meil oleks 10, 20, 100, võib-olla ka 200 pettuse juhtumit. Aga kui meil neid on tuhandetes, siis me liigume millegi süsteemse poole juba. Ja võib-olla siin peaks vaatama laiemalt pilti. Anneli Akkermann, palun.
Hea juhataja, austatud ettekandja, suur tänu ettekande eest ja on rõõm teiega tuttavaks saada. Ja ma näen, et te viite edasi neid teemasid, mida teie eelkäija ka siin saalis rõhutas just finantsombudsmani seisukohalt. Ja ma ei küsi eelmise aasta kohta, kuna te siis veel ametis ei olnud. Ma küsin sama küsimuse, mille ma küsisin Eesti Panga presidendilt nendel teemadel, mis meil praegu rahandusvaldkonnas siin saalis on. Üks on finantskelmused, teine rahapesu tõkestamine. Ja küsimus on siis, et õigusorganite töö finantskuritegude avastamisel saab toimuda alal, kus on leitud tasakaal põhiõiguste, eriti privaatsuse riive ja kuritegevuse ohjeldamise vahel. Et kas teie arvates on see tasakaal praegu õiges kohas või peaks ühiskond leppima, andma ära rohkem privaatsust, et oleks võimalik kuritegevust ohjeldada? Teatavasti ju välkmaksed liiguvad väga kiiresti. Nii, kuidas ma sellele nüüd vastaks? Nagu te ütlesite, et kõige tähtsam on leida see tasakaal. Ja kui päris aus olla, siis ma ei ole kindel, kas me oleme piisavalt läbi rääkinud punkti haaval, kus meil see tasakaalu koht on. Kui me poliitiliselt võtame vastu otsuse, et me tahame, et näiteks rahapesu andmebüroo täidaks oma kohustusi ja sellele vastab siis teatud määral see põhiõiguste riive, siis tegelikult me peaksime iga sellise riive läbi analüüsima ja otsustama, millal see on põhjendatud ja millal see ei ole põhjendatud. See öeldud, ma arvan, et tegelikult me peame praeguse probleemi lahendama kiirelt ja praktiliselt. Sellepärast, et juhul, kui rahapesu andmebürool ei ole õigusi või võimalusi täita oma rahvusvahelistest kokkulepetest tulenevaid kohustusi, no näiteks teiste rahapesu andmebüroode ees, siis me oleme varsti väga halvas kohas, millel on tegelikult tagajärjed kogu meie riigile ja inimestele. Väheneda võib nii teenuste kättesaadavus ja kallineda raha hind. Et ma soovin kiiret lahendust tegelikult. Urve Tiidus, palun. Lugupeetud juhataja, lugupeetud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees. Ma tänan ka selle ettekande eest, väga palju huvitavat infot ja küsin sellist asja, et seal on ka üks teema, et Finantsinspektsioon kontrollis pensionifondide varade hoidmist. Et kas te natuke kommenteeriksite seda, et kui hästi need pensionifondide varad on hoitud, lehekülg 34 seal aruandes, aga ühtlasi küsin ka sellise küsimuse, et te olete selle ameti alguses, et mis te enda kõige olulisemaks missiooniks peate peale kõige selle, mis selle ametiga automaatselt kaasas käib kohustustena? Nii, pensionifondide osas suuri probleeme me ei tuvastanud, küll aga leidsime kohti, kus saab parendada. Kahjuks ma niimoodi konkreetsemalt siin ei saa kommenteerida, sest see on järelevalve saladus. Aga ma võin öelda, et tegelikult asjad on päris kenasti korras. Nüüd, mis puudutab minu missiooni, sellel on ka üsna selles suhtes keeruline vastata, et enne kui ma ametisse astusin, oli mul võimalus rääkida ühe Rootsi härrasmehega, kes juhtis Rootsi järelevalvet enne. Ja tema ütles, et selles positsioonis on tegelikult 3 valdkonda, millel sa pead keskenduma. Üks on majasisene töö, töö inimestega, tööorganisatsiooniga. Teine on kogu see töö, mida Finantsinspektsioon teeb rahvusvahelisel areenil. Ja uskuge mind, seda on palju. Seda on palju rohkem, kui ma isegi ette kujutasin, kui ma sinna ametisse astusin. Ja 3. on töö, mis on seotud Eesti turuga. Ja siis ta ütles, sa pead kõike seda tegema, aga lõpuks hinnatakse sind Eesti turu järgi. Mait Klaassen, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, hea ettekandja. Ka mina tahaksin tänada väga sisuka ettekande eest, aga mul on ka küsimus veidi laiemas perspektiivis. Te küll kirjeldasite, et te olete rahaturu osapooltega üle maailma hästi seotud, aga mul on küsimus, et kas Finantsinspektsioon
hindab ka koos pankadega selliseid tulevikustsenaariume juhuks, kui maailmas finantssektor tegelikult kokku kukub? Ja kas on olemas mingi stsenaarium tegutsemiseks täieliku blackout'i korral? Näiteks internet kukub kokku, tekib mingisugune sõjaline kriisiolukord, rahvas lahkub maalt kõigi oma laenudega ja kas sellised plaanid on pankadega koos läbi arutatud? Aitäh! Nii, loomulikult tegelikult meil on stressitestid, millega me mängime läbi erinevaid stsenaariumeid. Sellist stsenaariumit, et kogu maailma finantssüsteem kokku kukub, me võib-olla ei ole läbi mänginud, küll aga me oleme teinud Euroopa tasandil neid harjutusi, kus stsenaarium näeb näiteks ette, et samaaegselt mitmes Euroopa riigis teatud pankadel esinevad tõrked või siis likviidsuse probleemid ja mida see tähendab Eestile ja Eesti pankadele, mida see tähendab meie suurematele pankadele, mida see tähendab väiksematele pankadele. Et just eelmine aasta meil oli selline suurem harjutus koos Euroopa Keskpangaga. See oli üsna põhjalik stressistsenaarium. Kui me nüüd tuleme selle blackout'i juurde, siis me testime ka pankade toimepidavusplaane, eks ole. Ja me vaatame seda, et mis see tähendab, et internetiühendus on kadunud, eks ju. Me räägime kaablitest, me räägime satelliitidest. Me peame vaatama, et oleksid alternatiivsed lahendused olemas, et me tegutseme sellega. Ja. Helmen Kütt, palun. Suur tänu, austatud eesistuja, lugupeetud ettekandja, aitäh selle põhjaliku ülevaate ja sellise rahuliku esitluse eest. Sai päris palju targemaks. Minu küsimus puudutab teie tootud ettekandes mõned põhimõtted, mis oli, et tasakaal, usaldus, koostöö. Teie pool on pöördutud 507 korral, ma võisin numbriga eksida, inimesed on pöördunud. Kas te natuke kirjeldaksite, millist laadi need pöördumised on? Ja teine, sellega osaliselt ka haakuv, et kui väga üle reageerida asjad, kas ei teki ohtu, et inimesed hakkavad sularaha hoidmagi kodus, mis võib olla veel suurem risk ka näiteks pettusteks? Aitäh! No võtan esimeseks siis kliendikaebuste teema. Et nagu ma juba ütlesin, on päris mitmed kaebused ajendatud siis finantspettustest. Kliendid pöörduvad oma murega meie poole, nad ei saa oma finantsteenuse pakkujalt lahendust ja nii on. Ja teisena siis sularaha kodus hoidmine. Et ma arvan, et kui me räägime kogu sellest digitaalsest finantssektorist ja kiirusest, siis see jumala eest ei tähenda seda, et me peaksime tagasi tõmbama. Me peaksime olema suutelised nendest riskidest aru saama ja sinna peale ehitama riskikontrollisüsteemid. Ma tõesti ei arva, et sularaha kodus hoidmine, välja arvatud teatud määral, mis on kriisideks valmistumisel vajalik, oleks tulevik. Anti Haugas, palun. Aitäh! Ma pean isiklikult väga oluliseks, et kui Eestis tegutsevad finantsteenuse pakkujad, siis me peame ka järeleolet selle üle, et kui vastutustundlikult inimestele krediiti välja antakse. Et kahjuks on nõnda, et mida vähem maksevõimeline klient on, seda kõrgema intressidega neile ka laene määratakse. Kui ma vaatan sinna piirkonda, kus mina pärit olen Võrumaale, Kagu-Eestisse, siis see osakaal nendest inimestest, kes on sattunud kohtutäituri haardesse või makseraskustesse, on inimeste seas ülimalt suur. Seda räägivad ka suured tööandjad, kes tegelikult maksavad väga korralikku palka ja kes näevad, et kui suurtes probleemides inimesed on. Ja minu küsimus on see, et kas meil on täna neid krediidiandjaid Eestis liiga palju, ja kui te teete järelevalvet ja tuvastate rikkumisi, et mis on see tase või kriteerium, mille alusel te lõpuks võtate neilt ära teenuse osutamise loa? Aitäh! Jah, absoluutselt olen teie murega nõus ja see oli ka ajendatud minu kõnes sellest krediidiregistri teemast. Meil on Eestis praegu 32 mittepangast krediidiandjat. Kas seda palju või vähe on huvitav küsimus, sellepärast et mingil hetkel 2
2016-2019 oli neid näiteks 61. Et tegelikult teatud korrektsioon on toimumas. Loomulikult, kui me teeme järelevalvet näiteks krediidiandja üle, siis me ei vaata ainult vastutustundlikku laenamist, vaid me vaatame ka seda, kas nende ühingu juhtimine on korras, millised on nende rahapesu tõkestamise süsteemid ja nii edasi. Kuid loomulikult, kui me käime kohapealses kontrollis ja tuleme täiesti punase raportiga tagasi, siis me kindlasti kaalume tegevusloa äravõtmist. Et seda nagu niimoodi otseselt kommenteerida ei saa, sellepärast, et tihtilugu on see paljude väikeste ja suurte muidugi puuduste kooskõla. Aga me tegutseme, jah. Anti Allas, palun. Aitäh, hea eesistuja, väga austatud ettekandja, aitäh ka minu poolt huvitava ettekande eest ja ma jätkan sealt, kus kolleeg lõpetas äsja küsimusega, et 2024. aasta alguses oli siis Eestis umbes 85 200 makseraskustes inimest, mis on ikka väga suur number. Seejuures moodustavad tarbimis- ja kiirlaenud märkimisväärse osa nendest probleemvõlgadest. Need vastutustundetult antud võlgade koorem sageli viib selleni, et nende negatiivne mõju jääb siis ühiskonna kanda. Lisaks sellele ägavad tööandjad kohustuste kinnipidamise koorma all ja siit minu küsimus, et mis te arvate, kas me peaksime vastutustundetute laenajate elu nii kergeks tegema või oleks õigem, nad võiksid ise vaadata, kuidas nad need röövellikud laenud tagasi saavad ja kas neid röövellike laenude andjaid peaks kõrgemalt maksustama? Aitäh. No maksustamise küsimus tegelikult ei ole Finantsinspektsiooni mandaadis selle üle otsustada. Aga kindlasti me peaksime neid päris karmilt kohtlema ja ausalt öeldes seesama sentiment on läbi käinud ka meie kohtumistelt nii Riigikohtuga kui ka julgeolekuasutustega. Et tegelikult see on, et need 32 krediidiandjat, mitte panka, ega nad kõik ei ole pahatahtlikud. Nende hulgas on mõned niinimetatud bad apples või halvad õunad või kuidas me ütleme. Ja me peame olema suutelised nad üles leidma. Ja. Jüri Jaanson, palun. Aitäh, hea istungi juhataja. Austatud Finantsinspektsiooni juhatuse esimees. Aitäh sisuka ettekande eest ja soovin edu teie töös, teie ametis. Mul on nüüd küsimus selle tarbijakaitse või tarbijate huvide suhtes, et mainisite oma jutus, et ei saa üksikjuhtumeid lahendada seadusest tulenevalt, see on piirang on. No mu esimene küsimus või küsimus siinkohal oleks, et kas see oli teie jaoks nii-öelda takistus või õigustus selles mõttes, et ei saaks üksikjuhtumite lahendamisega tegeleda. Ja teine teema on just see märksõna, mis te välja olete toonud, see finantsombudsman. Kas see peaks olema eraldi ametiasutus või võiks olla osa Finantsinspektsioonist või ühildatuna sellega sarnaselt nagu õiguskantsler on ka laste või puuetega inimeste ombudsman? Aitäh! Nii, ma alustan siis lõpust, et ma arvan, et see on tegelikult poliitiline otsus, kuhu me selle finantsombudsmani institutsiooni loome. Aga ma olen vaadanud natuke, kuidas ta on teistes riikides ja päris paljudes kohtades istub kas just finantsombudsmani institutsioon, aga just nende tarbija vaidluste lahendamine finantsjärelevalve juures. Ja miks see nii on? Seal on ka 2 head põhjust minu arvates. Esiteks, Finantsinspektsioon või finantsjärelevalve on oma olemuselt sõltumatu. See on oluline. Ja teiseks on see, et kuna see ei ole selline kohtulik menetlus, eks ole, et need otsused ei ole otse siduvad, ja? Vaid need on rohkem nagu kokkuleppelised, et osapooled, kelle vaidlusi siis lahendatakse, peavad olema nõus. Ja ma arvan, et Finantsinspektsioonil on sellist mõjuvõimu tegelikult, et siis meie juures tehtud kokkuleppelisi otsuseid ka täidetakse. Ja. Aga see küsimuse esimene pool, kui te küsisite, et kas meil on mingid takistusi, siis
see on ikka rohkem takistus, sellepärast et me ei saa nagu öelda, et tehke nii või tehke naa, et õige on kuidagi. Mis me saame teha, on see, et me siis edastame selle pöördumise finantsteenuse pakkujale ja küsime selgitusi. Ja tegelikult päris tihti on ka sellel juba täitsa suur mõju. Tehakse korda oma sisemised protseduurid ja vaadatakse, et sellised asjad ei korduks. Teatud juhtudel võib-olla ka lahendatakse need vaidlused tarbija kasuks, aga selle kohta meil nüüd päris sellist head statistikat ei ole. Neil on mõju, aga see ei ole nagu ühe tarbija jaoks tehtud otsus. Aivar Kokk, palun. Hea juhataja, ettekandja, kõigepealt tänan ka väga hea ettekande eest. Aga räägime natuke sellest, et ega ettevõtlust luuakse ainult ühel põhjusel, kasumit saada. Just. Aga Eestis on meil, kui vaatame pankades, kõik kurdavad, et laenuprotsendid ja kõik on suuremad. Tegelikult on seal taga ka Finantsinspektsioon ja Eesti Pank, sest meil on tingimused, kas või kõrgemad omakapitali puhver peab olema karmimad tingimused nii kodulaenule kui kinnisvaralaenule, et tegelik põhjus võrreldes Soomega on väga palju meie enda ametkondades ja siis me räägime, et me peaks andma meeletult õigusi meie järel valvata või meie järel kontrollida, et sadadele tuhandete pangas olevat raha võiks rahapesubüroo jälgida ükskõik kuidas, ilma igasuguse järelevalveta. Kas see ikka päris õige on? Minu arvates on olukord jõudnud senneni, et teatud ametkonnad võib-olla tahavad enda elu kergemaks teha, siis nad võtavad kõik tingimusi endale luua. Aga teine pool on see, et mina kui tavakodanik, ma ei taha, et minu asjades niimoodi tuhnitakse, ütleme nii. Aitäh. Ja täpselt, et ma tulen tagasi selle juurde, et ma ütlesin, et tuleb läbi analüüsida need riived ja leida tasakaalupunkte. Et ma ka ei arva, et peaks olema asutused, kellele antakse väga suur ligipääs ja kelle üle siis kontrolli ei teostata. Me peame kindlasti looma sinna kontrollid peale, sest et muidu need riived ei ole põhjendatud ka. Ando Kiviberg, palun. Ja suur tänu, härra istungi juhataja, suur tänu selle suurepärase ettekandest, edu teie ametis. Ja minu küsimus tegelikult puudutab sama teemat, mida siin kolleeg Kokk juba puudutas ja tegelikult see lähtus nüüd teie vastusest kolleeg Anneli Akkermanni küsimusele. Ja kuivõrd ma panen tähele teie vastusest, kui mul jääb selline mulje, et võrdes teie eelkäijaga on toimunud teatav kultuurimuutus, hoiakumuutus selles asutuses, ehk siis teie eelkäija pidas tegelikult päris suureks riskiks Eesti finantssüsteemile seda, kui pangasaladus ei ole kindlalt tagatud ja kui süsteem järelevalve ei ole tasakaalustatud. Ja minu küsimus on teile, ma tahan lihtsalt konkreetset vastust, et kas rahapesuga võitlemine on tähtsam küsimus kui Eesti kodanike põhiõiguste kaitse? Väga hea küsimus. Ma arvan, et me ei saa öelda, et rahapesu võitlemine on tähtsam küsimus kui põhiõiguste kaitse. Kuid peaaegu iga sellise tegevusega kaasneb teatud põhiõiguste riive ja siin me peamegi analüüsima, kas see riive on põhjendatud või mitte, sest et teisest küljest me ju tahame seda, et ka meie rahapesu riskid oleksid hallatud. Anti Poolamets, palun. Lugupeetud ettekandja, oleme nüüd ausad, et tegelikult karistada peale mõne panga ei saanud praktiliselt mitte keegi sadade miljardite rahapesu eest, et see oli haletsusväärne läbikukkumine kõikidel meie organitel. Ja keegi on sellele katust teinud, keegi on kuritegusid toime pannud, kuskil istuvad kurjategijad, kes ei saanud karistada. Tegelikult on see läbikukkumine ja nüüd siin mingid väikeettevõtjaid taga ajada, see ei ole veenev. Aga siiski, ma tunnustan, et nüüd siis ikkagi on pingutusi tehtud, aga fakt on see, et karistamatus on ka
signaal. Nüüd ma küsin selle kohta, et kas ei ole mitte uus karistamatuse ja kontrollimatuse sfäär, need krüptomaailma asjad, näiteks Vene mõjutustegevus on ammu sinna kolinud, sealt liigutatakse raha, sealt värvatakse agente, sealt pestakse raha. Kuidas teil on võimekus seda maailma mingilgi määral uurida ja kontrollida? Aitäh! Nii nagu ma usun, et austatud Riigikogu liikmed on teadlikud, on meil praegu Eestis käimas krüptoteenuse pakkujate üleminekuperiood. Ehk praegusel hetkel on meil Eestis rahapesu andmebüroo juures registreeritud 35 niinimetatud virtuaalteenuse pakkujat või krüptoteenuse pakkujat. Ja nüüd selleks, et nad saaksid edasi toimetada, peavad nad 1. juuliks saama Finantsinspektsioonilt tegevusloa. Ehk siis praegusel hetkel, nii palju kui meil on sisse tulnud neid tegevusloa taotlusi, mida on hetkel nii umbes 10 ringis, me oleme selle välja öelnud varem, siis me väga põhjalikult vaatame kõigi nende ettevõtjate sisse. Me vaatame, kes on nende olulised omanikud. Me vaatame, kes on nende juhtkonna liikmed juhatuses ja nõukogus. Me vaatame, kuidas nad on üles ehitanud oma organisatsiooni. Me vaatame, kuidas nad meile näitavad, et nad tõkestavad rahapesu ja kohaldavad finantssanktsioone. Et tegelikult see sõel on päris tihe hetkel. Ja olen kuulnud ka nende poolt üsna palju pahameelt selle üle, et nüüd tuli uus tegevusloa ring koos Euroopa Liidu vastava määrusega, mis neile kohaldub. Et tegelikult nad ütlesid, et nad juba pidid ennast korda tegema selleks, et saada registreeritud rahapesu andmebüroo juurde. Aga nüüdne kontrolliring on veelgi tõhusam. Et me teeme omalt poolt kõik. Jaak Aab, palun. Tänan, austatud juhataja. Te mainisite ja oli juttu siin teie ettekandes ka, tänan sisuka ettekande eest, positiivsed krediidiregistrit. Et siin on pikalt tegelikult ka Riigikogus see vaidlus olnud, ma olen ise olnud rahanduskomisjonis, kui sellest on räägitud, aga millegipärast ta pole kuidagi tulnud. Et mis see takistav põhjus on olnud? Et kas siin on kaalutlused siis inimeste isikuandmetes, nende privaatsuses, või mis te arvate, et tegelikult oleks sellist registrit olnud vaja juba ammu, ütleksin nii, aga ikka ta ei tule. No nüüd loodame eelnõu lugemisel, aga kas te oskate neid põhjuseid kirjeldada? Aitäh. Jah, täitsa õigus. See registri teema on tegelikult olnud õhus juba 10 aastat, ma ütleksin. Ja lihtsalt ma toon ühe aspekti, et kui me nüüd võtame vastu selle seaduse, siis meil läheb veel 2 aastat selle registri püsti panemiseks. Ja? Aga neid põhjusi on olnud hästi erinevaid, et ma mäletan, et kui ma mingi 10-15 aastat tagasi pangandussektoris olin ja siis esmakordselt tulid need positiivse krediidiregistri ideed lauale, siis ega suured pangad sel hetkel seda nii palju ei toetanud. Nüüd me oleme saanud pangad ja krediidiandjad selle registri mõtte taha, sest et kõik saavad aru, kui palju see lihtsustaks nende elu. Sellepärast me võime rääkida seda, et krediidiandjad teevad pahatahtlikke kasumjahneid otsuseid. Aga me peame vahel mõtlema ka seda, et tegelikult on päris mitmeid juhtumeid, kui krediidivõtja esitab valeinformatsiooni neile. Ainult selleks, et seda raha peale saada, sest et tegelikult on selles suletud ringis omadega, eks ole. Ja selle aitaks see positiivne krediidiregister hästi. Ja ma tean, et vahepeal oli meil arutelu sellest, et see register peaks ju olema täielik, eks ole. Sest et kui me teeme nagu poolte andmete põhjalt, siis pole jälle mõtet. Et me tahaksime, et seal oleks sees siis andmed pankadelt, krediidiandjatelt, me tahaksime, et seal sees oleksid ka andmed, mis on inkassode käes, eks ole. Me tahame, et juhul kui krediidiandja loovutab oma laenuportfelli või sellest tulenevad nõuded kellelegi kolmandale isikule, et ka see oleks ikka kajastatud, et see register oleks ajakohane. Ja ma arvan, et see kokkuleppeprotsess on aega võtnud. Aga ma loodan, et me jõuame kokkuleppele ja minu sõnum on see,
isegi kui me ei saavuta ideaalset kokkulepet, isegi kui me ei saa kõiki aspekte kaetud, võtame selle vastu ja hakkame seda ehitama. Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud ettekandja. Tänan samuti hea ettekande ja sisukate vastuste eest ja olen sama meelt, et kõige tähtsam on see, et positiivne krediidiregister käivituks. Küsin selle individuaalse vastutuse kohta, et minu jaoks on ka kummaline, et kahtlemata on kahju, kui inimene rahast ilma jääb ja võib öelda, et teinekord ole targem, aga tegelikult see pettuste laine ju sööb usaldust riigi ettevõtete, ka politsei vastu ja meie digiriigi alustalade vastu. Et kas see on põhjus, miks me peaksime riigina sellega tegelema? Ja teine, et ma saan kolleegide murest aru, et rahapesu andmebüroo pääsedes ligi paljudele andmetele, et võib riivata põhiseaduslikke õigusi ja inimestel tekib kahtlus, et äkki nende andmetes niisama tuhnitakse. Samas, kas te saate kinnitada, et on olemas tehnoloogilised lahendused, mis võimaldavad väga suurt hulka andmeid analüüsida nii, et ükski uudishimulik inimene sinna rida-realt sisse ei vaata, aga tegeletakse ainult nende mustritega, kus on põhjendatud rahapesu kahtlus? Aitäh! Nii, alustan teisest ja saan seda kinnitada. Loomulikult, tegelikult mida otsitakse, on ju need mustrid, eks ole. Ja neid saab teha, tänapäeval on väga targad masinad, kes saavad seda teha. Ja lisaks on see, et tänapäeva süsteemidest jäävad maha alati logid, kui keegi vaatab andmetesse sisse. Ja sellepärast meil ongi ju ligipääsuõigused ja pärast saab neid kontrollida. Nii, see on mu esimene vastus. Aga teine vastus loomulikult, et ma arvan, et kogu see pettuste tsunami õõnestab meie tänapäeva tavapärast digitaalset identiteeti. Ja just sellepärast me peamegi sellega tegelema, et tagasi astuda me ei saa. Et minu arust see peab meile jääma. Ja. Andre Hanimägi, palun. Aitäh, hea juhataja, hea Finantsinspektsiooni juht. Aitäh selle ettekande eest. Minu küsimus puudutab tegelikult suhteliselt vana teemat, mida ka teie täna oma kõnes puudutasite, aga tegelikult mida on teie eelkäijad puudutanud, mida olen mina puudutanud ja sotsiaaldemokraadid, ja see on finantsombudsman. Et see on täpselt samasugune asi nagu selle positiivse krediidiregistriga, et justkui kõik räägivad, kõik ütlevad, et jah, päris hea idee tegelikult, et justkui nagu vajalik, aga see idee ei idane ega mädane. Et minu küsimus on teile, et mis te olete juba oma väikese lühikese aja jooksul selles küsimuses teinud, kas te olete suhelnud näiteks valitsusega ja öelnud, et tegelikult oleks see väga mõistlik asi, millega edasi liikuda ja mis on olnud need vastused, et mis teie hinnangul on see takistus, miks me ei liigu sellega edasi? Aitäh! Minu hinnangul on takistuseks olnud see, et võib-olla me ei ole erinevate osapooltega saanud ühtemoodi aru finantsombudsmani otsuste siduvusest. Et hästi palju on tegelikult tulnud vastuväiteid, et see ei ole meie põhiseadusega kooskõlas, kuna põhiseadus ütleb, et põhimõtteliselt otsuseid teeb kohus, eks ole. Ja need on need siduvad otsused. Aga meie siin ei räägi sellist kohtufunktsiooni dubleerimisest. Meie ikkagi näeme rohkem sellist kokkuleppelist menetlust, vabatahtlikku, eks ole. Et ma arvan, et kui me need punktid saame läbi räägitud, siis me saame ka edasi astuda. Rahandusministeerium on teadlik, et me ikka soovime seda loomulikult, aga nüüd meie kohtumisel Riigikohtuga me ka arutasime seda. Ja Riigikohtu esimees ütles, et kui te tahate kokkuleppele lahendusi ja otsuseid, siis anna minna. Nii et ma arvan, et tegelikult baas on veidikene muutunud. Kristina Šmigun-Vähi, palun. Ja aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Minu küsimus on uudishimust. Te siin rääkisite, et järelevalvest ja sellest, et probleemid, mis on need peamised probleemid siis finantsasutustes, kui võtate ära ka need tegevusluba. Et kui te natukene avaksite, et mis need peamised probleemid on finantsasutustes, mis ei vasta siis nendele põhijuuksele raamistikule, mille pärast tuleb siis tegevusluba ära võtta? Aitäh! No nagu ma ütlesin, et seal võib olla väga palju põhjuseid. Aga ma arvan,
et väga palju asju hakkab täiesti baasist pihta. Ja selleks on see, kuidas on läbi mõeldud finantsteenuse osutaja või ühingu sisemine juhtimine. Ja seal on sellised nagu väga lihtsad asjad, et kas juhatuse koosolekud näiteks toimuvad, kas neid protokollitakse, eks ole, kas teatud otsuseid võetakse vastu, kas on loodud selline süsteem, kus teemad ei kuku toolide vahele. Ja tegelikult see on kõige algus. Mitte, et me sellepärast nagu lähme kohe luba ära võtma, aga tavaliselt me näeme, et see on põhjus, miks siis pärast järgmisena, kui me lähme näiteks rahapesu tõkestamise sisse, siis me näeme, et ressurssi ei ole, rahapesu tõkestamise eest vastutavate isikute seisukohti ignoreeritakse ja nii edasi. Et ma arvan, et tegelikult see algab väga palju just nimelt sellisest ühingu juhtimisest. Ning teine asi on see, et võib-olla vahel turuosalised mõtlevad, et me tahame väga palju neilt. Tegelikult me tahame, et nad võtaksid oma ärimudeli, istuksid maha ja mõtleksid, millised võivad olla need riskid, mis sellise teenuse osutamise ja sellise ärimudeliga kaasnevad. Panna need paberile ja siis mõelda, okei, kui meil on selline risk, kuidas me siis seda kontrollime. Ei ole päris tuumafüüsika, aga tihti tegemata. Priit Sibul, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja ja Finantsinspektsiooni juht. No, on üsna selge, et mida rohkem on meil avalikke andmebaase, süsteeme, seda lihtsam on jälgida ja rahapesijatele jälile saada. Aga minu küsimus on see, et kuhu see mõistlik piir tõmmata nende erinevate andmekogude ja asjade vahel, sest meil käis möödunud nädalal siis ka pangasektori esindajad, kes rääkisid ka nendest petturitest, kes samamoodi siis avalike andmete pealt panevad kokku need ettevõtete juhid, siis vaatavad nüüd kohe on majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg, kui juhatuses on üks juhatuse liige, ütleme 31. detsembri seisuga oli teatav hulk pangakontol, äkki on nüüdki eks ju, ja kõik need avalikud andmebaasid, kus me avalikustamisega jõudnud, suudetakse ka AI ja muud andmebaaside kogul ka väga hästi ka nende need profiilid kokku panna, et kus see mõistlik piir tõmmata? Aitäh. Jah, $1 miljon küsimus, eks ole. Et tuleb analüüsida loomulikult. Ja jällegi, et küsimus on selles, et kas me räägime ainult avalikest andmebaasidest. Siin me peame vaatama, et meil on ühiskondlik huvi teatud andmete avalikustamisele, aga me peame aru saama, et avalikustamisega kaasnevad siis just teie poolt välja toodud riskid. Teine pool on see, et meil võivad olla ka suletud andmebaasid, eks ole. Ja suletud andmebaaside puhul on siis kõige oluline see, millised on meil siis need IT-riski juhtimiste nõuded, kas me oleme neid rakendatud ja kas küberturvalisus on paigas. Ma ei oska teile siin praegu sellist kõike hõlmavat vastust anda. Suur tänu teile. Selleks aastaks teile rohkem küsimusi siit saalist praegu ei ole. Aitäh. Tänan kõiki kolleege ja ettekandjat. Aga nüüd, head kolleegid, avan läbirääkimised Eesti Reformierakonna fraktsiooni nimel. Palun Riigikogu kõnetooli hea kolleegi Mart Võrklaeva. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, head Finantsinspektsiooni juhid. Finantsinspektsiooni aastaaruanne annab meile hea ülevaate, kuidas on Eesti finantssektor arenenud ning milliste riskide väljakutsetega tuleb nii järelevalvel kui kogu turul toime tulla. Usun, et Finantsinspektsiooni kõige olulisem ülesanne on tagada usaldus. Usaldusest selle vastu, et inimeste säästud ja investeeringud on kaitstud, pangad ja teised turuosalised tegutsevad vastutustundlikult ning finantsturg toimub ausalt, läbipaistvalt ja stabiilselt. Usaldusväärsusest finantssektoris võidavad kõik, nii riik, turuosalised kui meie inimesed. Sageli märkame finantsjärelevalvet kõige rohkem siis, kui midagi on valesti läinud, kui kuskil on toimunud pettus, mõni finantsteenuse pakkuja on sattunud raskustesse või inimesed on oma raha kaotanud. Tegelikult on aga Finantsinspektsiooni kõige suurem väärtus see, kui probleemid suudetakse ennetada enne, kui need kriisiks muutuvad. Eesti finantssektor on olnud viimastel aastatel üldiselt tugev ja hästi kapitaliseeritud.
Samal ajal muutub finantsmaailm kiiresti. Uued tehnoloogiad, uued teenused ja ka uued riskid tekivad järjest kiiremini. See tähendab, et ka järelevalve peab ajaga kaasas käima ning olema paindlik, professionaalne ja võimeline kiiresti reageerima. Siinkohal on oluline rõhutada, et Finantsinspektsioon ei ole ainult kontrolliv või piirav asutus. Väga selgelt tuleb ka aastaaruandest välja, et Finantsinspektsioon panustab aktiivselt finantsinnovatsiooni arengusse ning soovib, et Eesti finantssüsteem oleks kaasaegne, konkurentsivõimeline ja atraktiivne ka uutele lahendustele. See on oluline tasakaal. Ühelt poolt peame hoidma finantssüsteemi avatuna innovatsioonile ja uutele tehnoloogiatele. Teisalt peame tagama, et sellega ei kaasneks põhjendamatuid riske inimestele ega kogu finantssüsteemi usaldusväärsusele. Finantsinspektsioon tegeleb aktiivselt uute tehnoloogiliste lahenduste, digitaalsete teenuste, innovatsiooniliste ärimudelite mõtestamisega ning suhtleb turuosalistega järjest rohkem juba varases etapis. See aitab vältida olukorda, kus regulatsioon jääb arengule jalgu või vastupidi, kus tehnoloogiline areng liigub eest ära nii kiiresti, et inimesed ja investorid jäävad kaitseta. Oleme Riigikogu poolt hiljuti andnud Finantsinspektsioonile uusi ülesandeid. Üks oluline valdkond on krediidiinkassode tegevusele järelevalve tegemine. See puudutab väga otseselt Eesti inimesi. Kui inimene satub makseraskustesse, on oluline, et tema suhtes käitutakse õiglaselt, seaduslikult ja inimlikult. Inkassoturg peab olema korrastatud ning läbipaistev. Ausad ettevõtted ei pea kartma selgeid reegleid ja järelevalvet. Vastupidi, see aitab tõsta kogu sektori usaldusväärsust. Samuti krüptoteenuse pakkujate tegevuslubade väljastamine, millest siin juba küsimuste voorus juttu oli. Samuti tahan esile tõsta Finantsinspektsiooni tegevust investeerimisvaldkonna mõjuisikute ehk niinimetatud finfluencerite suunal. On väga hea meel näha, et siin on püütud leida mõistlik koostöövorm. Sotsiaalmeedial on tavatarbijate jaoks finantsmaailmast arusaamisel aina suurem mõju. Paljud noored saavad oma esimesed teadmised investeerimisest just erinevate sisuloojate kaudu. See tähendab, et finantsteemade sisuloojatel on päriselt oluline roll meie inimeste finantskirjaoskuse suurendamisel. Samas kaasneb sellise tegevusega vastutus. Inimesed peavad aru saama, kus lõpeb üldine finantshariduslik sisu ja kus algab juba investeerimissoovitus või finantsteenuse reklaam. Just siin on Finantsinspektsiooni töö olnud vajalik ja tasakaalukas, aidata kujundada selgemad mängureeglid, et nii sisu loojad kui ka nende jälgijad mõistaksid paremini, mida tohib teha ja mida mitte. Pean väga positiivseks, et Finantsinspektsioon ja mõjuisikud on suutnud leida ühise keele, see aitab vältida tarbetuid konflikte ning loob parema arusaamise kogu turul. Lõppkokkuvõttes võidavad sellest inimesed, kes saavad teadlikumaid otsuseid teha ja oskavad paremini hinnata ka finantsriskide olemust. Kuid ka riik, kelle elanikud on targemad, jõukamad ja pettuste ning finantsriskide eest kaitstumad. Üks valdkond, mille olulisust ei saa üle hinnata, on rahapesu ja finantskuritegude tõkestamine. Eesti on varasemast saanud väga valusa kogemuse. Palun 3 minutit lisaaega. See loomulikult 3 minutit lisaks. Väga valusa kogemuse, kui kiiresti võivad rahapesuriskid kahjustada kogu riiki ja finantssüsteemi mainet. Seetõttu on oluline, et Finantsinspektsioon suudab selles valdkonnas ajaga kaasas käia ning teha koostööd nii pankade, õiguskaitseasutuste kui ka rahvusvaheliste partneritega. Finantskuritegevus muutub järjest keerukamaks, rahaliikumised kiiremaks ning järjest enam kasutatakse digitaalseid lahendusi alates massilistest pangaülekannetest kuni krüptorahade ja piiriületeste skeemideni. Aruandest tuleb hästi välja, et Finantsinspektsioon pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide maandamisele ning sellele, et Eesti finantssektor vastaks rahvusvahelistele standarditele. See on kriitilise tähtsusega kogu Eesti usaldusväärsuse jaoks. Samuti jookseb kogu aastaaruandest läbi kriisikindluse ja vastupidavuse temaatika. Elame ajas, kus kriisid ei hüüa tulles, olgu selleks geopoliitilised pinged, küberrünnakud, tehnilised tõrked või finantsturgude järsud muutused. On oluline, et Finantsinspektsioon ei tegele ainult järelevalvega tavapärases olukorras, vaid testib koos turuosalistega pidevalt ka kriisivalmidust ja toimepidevust. Aruandest tuuakse välja erinevad kriisiõppused, küberriskide hindamist ning finantsasutuste toimepidevuse kontrollimist olukordadeks, kus tavapärane töö võib olla häiritud. Need tegevused ei pruugi igapäevaselt avalikkusele nähtavad olla, kuid nende tähtsus tuleb eriti hästi esile siis, kui kriis peaks päriselt saabuma. Samuti tahan eraldi välja tuua pettuste teema, mis on kahjuks muutunud väga suureks probleemiks kogu ühiskonnas.
investeerimispettused, telefonikelmused ja erinevad internetipõhised skeemid põhjustavad inimestele väga suuri rahalisi kahjuseid. Positiivne on see, et Finantsinspektsioon ei piirdu siin ainult järelevalve tegemisega, vaid panustab aktiivselt ka ennetustöösse ja inimeste teadlikkuse tõstmisesse. See töö on väga vajalik, sest kõige tugevam kaitse pettuste vastu on teadlik inimene. Head kolleegid, Finantsinspektsiooni töö ei ole sageli väga nähtav, aga see on riigi toimimise seisukohalt kriitilise tähtsusega. Tugev ja sõltumatu finantsjärelevalve aitab hoida Eesti majanduskeskkonda usaldusväärsena nii meie inimeste kui investorite jaoks. Väikese ja avatud majandusega riigi jaoks on see eriti oluline. Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe poolt ka täna siin saalis kõlanud mõte finantsombudsmani loomiseks ei ole uus idee, kuid kahjuks pole me seni selle osas poliitilist kokkulepet siin saalis saavutanud. Finantsombudsmani loomine on meie kätes ja usun, et on aeg see samm astuda ja meie finantssektorit täiendavalt tugevdada ning samas osapooltele paindlikkust ja selgust juurde luua. Lõpetuseks tänan pühendunud töö eest nii Finantsinspektsiooni praeguseid juhatuse liikmeid kui ka neid, kelle ametiaeg 2025. aastal lõppes, Kilvar Kesslerit ja Siim Tammerit. Avalik teenistus sellisel vastutuslikul ametikohal nõuab väga suurt professionaalsust, tasakaalukust ja pühendumist. Tänan tehtud töö eest kogu Finantsinspektsiooni meeskonda ja soovin edu järgmistes väljakutsetes. Suur tänu teile. Eesti 200 fraktsiooni nimel Toomas Uibo, palun. 8 minutit. Ja aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud Finantsinspektsiooni juhid ja head kolleegid. Finantsinspektsiooni aastaaruande arutelu ei ole ju ainult tehniline ülevaade pankadest, kapitalinõudest või järelevalvemenetlustest. Nagu mitmeid kordi siin juba saalis kõlanud, on see tegelikult arutelu ju usaldusest. Sellest, kas inimesed usuvad, et nende säästud on kaitstud, kas ettevõtjad saavad ausas ärikeskkonnas tegutseda ning kas riik suudab muutuvates oludes säilitada finantsvaldkonna stabiilsuse. Tuleb tunnistada, et maailm meie ümber ei ole viimastel aastatel olnud stabiilne. Sõda Euroopas, inflatsioonikriis, intressimäärade järsk tõus, mis on tõstnud inimeste kodulaenu maksed uutesse kõrgustesse. Lisame siia juurde digitaalsete finantsteenuste kiire arengu ja kasvanud küberohud ning samal ajal surve majanduskasvule ning investeeringutele. Sellises olukorras ei saa finantsjärelevalve olla lihtsalt tagantjärele reageerija. Ta peab olema ettevaatav, tark ja paindlik. Ning just seda joont me Finantsinspektsiooni tegevuses tegelikult ka näeme. Eesti 200 peab oluliseks, et Eesti finantssüsteem oleks korraga vähemalt kaks asja. Ühest küljest konservatiivselt usaldusväärne, teisalt innovatsioonile avatud. Me ei tohi langeda aga äärmustesse. Üks äärmus on ülereguleerimine, kus igat uut lahendust nähakse ohuna. Selline suhtumine tapab innovatsiooni enne, kui see sündidagi jõuab. Teine äärmus on naiivne usk, et turg reguleerib end ise ära ja seda ilma kõrvalise abita. Viimased aastad on maailmas väga selgelt näidanud, et ilma tugeva järelevalveta võivad riskid kuhjuda märkamatult, kuni nende kinni maksmine jõuab maksumaksjani. Eesti 200 usub tarka riiki ja tark riik ei lämmata arengut, vaid loob usaldusväärse raamistiku, kus areng saab toimuda. Finantsinspektsiooni raportist tuleb hästi välja, et Eesti pangandus on jätkuvalt tugev ja kapitaliseeritud. See on hea uudis ühiskonnale, sest tugev pangandussektor on efektiivne majandusmootor. Aga samal ajal ei saa me mööda vaadata ka probleemidest, mis inimesi päriselt puudutavad. Kui Eesti inimesed näevad pankade rekordkasumeid samal ajal, kui kodulaenumaksed kasvavad ja ettevõtted võitlevad kõrgete finantseerimiskuludega, siis tekib õigustatud küsimus, kas konkurents finantssektoris toimub piisavalt hästi. See ei ole küsimus pankade vastu olemisest stiilis poolsaagist mingu riigile. Vastupidi, nagu öeldud, Eesti vajab tugevaid panku ja tugev pank suudab pakkuda alati paremaid laenutingimusi kui nõrk.
Küsimus on pigem selles, kas meie finantsturg on piisavalt avatud, piisavalt konkurentsitihe ja piisavalt kaasaegne. Eesti 200 seisukoht on olnud selge. Rohkem konkurentsi finantssektoris tähendab paremaid tingimusi inimestele ja ettevõtetele. See tähendab rohkem valikuid, innovatsiooni ja väiksemat sõltuvust üksteisest, üksikutest suurtest turuosalistest. Selleks peame jätkama digilahenduste, avatud panganduse ja uute finantsteenuste turule tuleku soodustamist. Eesti edu on alati sündinud sellest, et me pole kartnud uusi lahendusi. Kunagi tundus internetipank revolutsioonina, täna on see ju iseenesest mõistetav. Samamoodi peame täna vaatama järgmiste tehnoloogiliste muutuste poole, milleks on tehisintellekt, digitaalne identiteet, plokiahela rakendused ja automatiseeritud finantsteenused. Aga siin on üks väga oluline põhimõte. Tehnoloogia ei tohi vähendada vastutust. Kui otsuseid teeb algoritm, peab inimene ikka teadma, kes lõpuks vastutab. Kui teenus on digitaalne, peab turvalisus olema veelgi tugevam. Ja kui raha liigub sekunditega, siis peab usaldus liikuma vähemalt sama kiiresti. Head kolleegid, eraldi tahan puudutada ka finantskirjaoskuse küsimust. Ükski järelevalve ei suuda täielikult kaitsta ühiskonda, kui inimesed ei mõista finantsotsuste tagajärgi. Investeerimiskelmused, röövellikud kiirlaenud, petuskeemid, need kasutavad ära mitte ainult tehnoloogilisi nõrkusi, vaid inimlikku ebakindlust ja teadmatusest sündivat haavatavust. Seetõttu peab finantskirjaoskus olema osa meie hariduse ja riigi vastupanuvõime laiemast strateegiast. Eesti 200 jaoks ei tähenda haridus mitte ainult eksami tulemusi. Haridus tähendab ka võimet elus toime tulla, oskust oma rahaasju juhtida, oskust hinnata riske, oskust mitte langeda järgmise jutumärkides garanteeritud tootlusega investeerimisskeemi ohvriks. Mõnikord tundub, et eestlane usub kahte asja täitsa pimesi, sauna ravi omadusi ja iga investeeringu kõrget tootlust. Esimene neist parandab kindlasti enesetunnet, teisega tuleb aga olla väga ettevaatlik. Lugupeetud Riigikogu, usaldus finantssüsteemi vastu sünnib järjepidevusest, professionaalsusest ja läbipaistvusest. Eesti tugevus on olnud see, et me oleme suutnud üles ehitada riigi, kus institutsioonid töötavad, kus inimesed usuvad, et reeglid kehtivad kõigile ühtmoodi. See usaldus ei ole iseenesestmõistetav, seda tuleb iga päev hoida ja kaitsta. Eesti 200 tänab Finantsinspektsiooni töötajaid tehtud töö eest, soovib uuele juhile palju edu ning peab oluliseks, et järelevalve suudaks ka edaspidi käia kaasas kiiresti muutuva maailmaga, olles korraga professionaalne, sõltumatu ja tulevikku vaatav. Tugev finantssüsteem ei ole ju eesmärk omaette. See on vundament, millele saab ehitada majanduskasvu, ettevõtlust ja inimeste kindlustunnet. Ja lõpetuseks lisan ka omalt poolt, et Eesti 200 kindlasti toetab finantsombudsmani ametikoha loomist. Nii et teeme ära. Aitäh! Suur tänu teile! Sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni nimel hea kolleeg Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea juhataja, lugupeetud kolleegid ja hea Finantsinspektsiooni juht. Tänan hea ettekande ja tõesti siin sisukate vastuste eest ja oma kõnes katan ka need 3 teemat. Nii vastutustundlik laenamine, finantsombudsmani institutsiooni või loomine ja siis tehnoloogia arenguga seotud riskid ja võimaluste loomine ka järelevalvajate jaoks. Aga alustan siis sellest, et tõesti, et paljud inimesed elavad palgapäevast palgapäevani, sõltumata sissetulekust. Et see on Eesti Panga regulaarselt tehtava analüüsi puhul olnud tõesti mõnevõrra üllatav järeldus. Ja see tähendab ühtlasi seda, et kui varad ja säästud on suhteliselt ebavõrdselt jagunenud, siis ootamatu kulu, on see töö kaotus, õnnetus, midagi sellist, mis elus ikka ette tuleb, võib viia laenamise otsuseni, rumala laenamise otsuseni, mis pikaks ajaks võlarattasse paneb.
Nüüd koorem ühiskonnale tekib lisaks sellele, et inimene võib olla hädas, töötada mustalt või proovida kuidagi siis nende võlgadega toime tulla. Et ka tööandjad peavad sellega tegelema, palgast kinni pidama mingisuguseid makseid. Me näeme inimesi, kes jäävad tööturult eemale või aktiivsest ühiskonnaelust eemale ja meil on võimalik tegelikult seda koormat vähendada. Ja vastutustundlik laenamine peaks tähendama ikkagi sobiva krediiditoote pakkumist või soovitamist inimene ja finantsnõu andmist olukorras, kus on tegemist inimesega, kelle finantskirjaoskus on vähene. Ja ka sotsiaaldemokraadid näevad, et positiivne krediidiregister, mida on pikalt arutatud ja ette valmistatud, on küll elementaarne mujal läänemaailmas, aga meie jaoks oleks suur samm edasi. Ja nii nagu Finantsinspektsiooni juht ütles, siis ka minu seisukoht on, et tegelikult kõige olulisem on seadus vastu võtta ja register käivitada. No selles mõttes, et tuleb hakata looma IT-lahendust, nii ta tuleb ebatäiuslik. Me peame teda täiendama, parandama, kaasajastama, muutma, et vaatame, kuidas ta tööl hakkab ja jõudma selleni, et tõepoolest, et kõik erinevad tooted ja osapooled oleksid kaasatud ja hõlmatud, aga oluline on see esimene samm astuda. Teiseks, et kui siis inimesel on vaidlus laenuandjaga, mingi kaebus, mure, siis nii nagu peegeldavad need arvukad pöördumised Finantsinspektsiooni, siis finantsombudsmani sarnase lahenduse järgi vajadust on. Ja on mõnevõrra kummaline, et see aega on nii palju võtnud, sest kohtuvälised vaidluste lahendamise võimalused väga paljudes teistes valdkondades oleme loonud. Töövaidluskomisjoni teavad kõik. Samas meil on tekkinud viimastel aastatel perelepitus, tervishoiu valdkonnas patsiendikindlustus. Selle asemel, et minna kohtusse, pidada pikka ja kulukat menetlust ja vaidlust, on võimalik väga palju selliseid juhtumeid lahendada kohtuväliselt. Ja see on meil ka võrdsusvolinik, et inimesed olenevalt sellest, milline on tema mure, tal on võimalik pöörduda mujale kui kohtusse, kandmata märkimisväärseid kulusid siis. Ja kahtlemata vaadates nii seda, kui palju erinevaid finantstooteid inimesed kasutavad ja nii neid ilmnenud riske, siis finantsombudsmani institutsiooni loomine oleks kahtlemata mõistlik ja samuti sotsiaaldemokraadid toetavad seda. Ja viimaseks siis, palun 3 lisaminutit ka. Ja 3 minutit lisaks. Et tehnoloogia areng loob võimalusi ja mugavusi. Me vaatame siin neid oma digitaalseid hääletuspilte ja ekraane ja ega tagasi ei tahaks minna vanemate versioonide juurde. Aga petturite, kelmide, kurjategijate puhul on nii, et nad võtavad uued lahendused kohe kasutusele. Kui see on nende jaoks töötab hästi, mugav, võimaldab oma eesmärki täita, siis on see AI või mingisugune massiivne andmetöötlus, tehakse ära. Nii järelevalvajad või tõkestajad, kõik teised osapooled, kes tegutsevad seaduse alusel, neil on vaja, et regulatsioon peaks sammu ka tehnoloogia arenguga ja paneks nad samal väljal mängima. Et nii nagu ma olen rahanduskomisjonis korduvalt öeldud, et kui rahapesijad jagavad automaatselt need summad 1000 osaks, keerutavad 7 ringi ümber maakera erinevate jurisdiktsioonide all ja kontode vahel ja siis me ütleme tõkestajatele ja järelevalvajatele, aga vaat teie saate kasutada siin tõesti märkmikku, taskuarvutit ja binoklit ja proovige siis aru saada, et kas tegemist on kuriteoga ja kes siis täpselt selle korda saatis. Et see ei ole mõistlik ja see tegelikult võimaldab kasvada sellel pettuste lainel ja tegelikult ka rahapesul ja õõnestab usaldust riigiasutuste, politsei, mis meil on Eesti Post, Elering, nende vastu ja tegelikult ka digiriigi vastu, mis võimaldab
sellist internetipangandust, digitaalset identiteeti, digiallkirjastamist, kõiki selliseid asju, mida me hindame, et saab teha tehinguid kodust lahkumata, pabereid täitmata ja midagi postitamata, aga jah, et loob ka uusi riske ja nendega tuleb tegeleda viisil, mis võimaldab kaasaegse tehnoloogia kasutamist. Nüüd õnneks see tehnoloogia areng muidugi annab ka võimaluse nii selleks, et andmeid töödelda anonüümselt või pseudonümiseeritult, sedasi, et jäävad maha logid, on tagatud läbipaistvus selles osas, kes andmeid kasutab. Ja muidugi selle kõige eeldus on, et on seaduslik alus andmete kasutamiseks, andmebaaside ühildamiseks, teatud arvutuste tegemiseks või tehnoloogiate rakendamiseks nende andmebaaside peal, et logid jäävad maha, kes ligi pääseb neile, kuidas andmejälgijasse või andmevaaturisse inimese jaoks andmed jõuavad, et see kõik on võimalik juba praegu seadusesse kirja panna ja nii nagu me oleme ma ei tea küll, varsti võib-olla aasta aega tegelenud selle rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega, mis nüüd loodetavasti jõuab uuesti siia saali teisele lugemisele ja ma loodan, et saab ka vastu võetud, et esimene samm on astutud ja ma arvan, et seda tüüpi vajadus automaatseks andmeanalüüsiks tekib ka teistes valdkondades, aga nii nagu positiivse krediidiriski registriga, meil on vaja nüüd see esimene samm astuda, vaadata, kuidas see tööle hakkab, kuidas järelevalve on võimalik ja kuidas järelevalve tööle hakkab ja siis on võimalik parandada, muuta, täiendada ja samalaadsed võimalused luua ka tegelikult teistesse valdkondadesse, kus see vajadus on olemas. Aitäh! Suur tänu teile. Isamaa fraktsiooni nimel hea kolleeg Aivar Kokk, palun. Juhatajad, Finantsinspektsiooni juhatuse liikmed. No finantsoskus on minu arust sama oluline elutarkus kui lugemine või digioskus. Finantsoskus tähendab lihtsustatult inimese võimet oma rahaasju targalt juhtida. Saada aru, mis on laen, mis on intress. Et kui inimene võtab kiirlaenuga 40%-lise intressiga laenu, teadmata tegelikult kogu kulu, siis selge on, et tema finantsoskus on nõrk. Samas, kui inimene võrdleb laenupakkumisi, kogub raha, investeerib pikaajaliselt, on tal oskused olemas. Mul on hea meel, et Eesti Pank täna tegeleb muuseumi renoveerimise juures sellega, et sinna saaks koolid tulla ja finantsoskusi saada. Kas meie haridussüsteem on piisavalt hea, et meie lapsed saaksid väga hea finantsoskuse? Siis ma pean tunnistama, ma kahtlen selles. Kas meie kõik oleme selleks teinud kõik, et meie inimestel on finantsoskus väga hea? Me õpetame koolis küll matemaatikat, aga palju matemaatikaga finantsoskust ei tule. Selleks peab olema rohkem arusaamist, kuidas tekib raha, kuidas on võimalik elada nii, et ka enne palgapäeva arve peal on mõni euro. Ma tean, et paljudel inimestel ongi raske. Räägime madalapalgalised pensionärid ja nad elavadki tihti pensionipäevast või palgapäevast palgapäevani. Samas peab tunnistama, et pensionärid on tihti meie eeskujuks. Nemad oma väikse pensioniga suudavad ikka kõrvale midagi panna ja kui lastelastele külla tulevad, siis neil on alati midagi kaasas. Ma kuulsin Eesti 200 kõnet ja kuidas ta kurtis seda, et Eestis on pankades saadavate laenude protsent kõrgem. Aga nii nagu ma enne ka küsisin finantsjuhi käest, et kas me ei ole ikka ise selle ka põhjustanud. Kui me võrdleme Soome pankadele esitatud nõudeid ja Eesti pankadele esitatavad nõuded,
siis me näeme väga selgelt, et Eesti pankadel on nõuded palju rangemad. Olgu selleks kõrgemad omakapitali nõuded, olgu selleks raskemad või rängemad tingimused eluasemelaenule või siis kinnisvaralaenule. Me ühelt poolt ütleme, et me peame andma järelevalveorganitele rohkem õiguseid. Kui teiselt poolt, nii nagu Finantsinspektsiooni juht ka ütles, et põhiseadus on meile kõige olulisem. Me oleme viimasel aastal märganud ja julgemini rääkima hakanud sellest, et Eestis on tekkinud läbi aastate niisugune jälgimisühiskond. Kui autoga sõidad, siis iga kaamera mõõtis veel pool aastat tagasi või pildistas meid kõiki. Ja see info oli kättesaadav igal ajahetkel ilma igasuguse loata politseile või maksuametile. Rahapesubüroo võttis pankadelt kõiki andmeid ilma igasuguse põhjenduseta ja selgituseta. Alati tekib küsimus, et kui üks on halb, kas siis ülejäänud tuhandeid võib kontrollida, et seda ühte halba kätte saada. Alati on see keeruline küsimus ja alati ei leia seda kõige paremat lahendust, seda kuldteed. Aga ma arvan, et me peaks nagu väga selgelt vaatama üle oma õigused, kohustused ja palun 3 minutit ja tingimused, mis me ühelt poolt nõuame oma ettevõtjatelt ja millised õigused me anname järelevalveorganitele. Kui keegi täna ütleks siin, et meil ei oleks Finantsinspektsiooni vaja, siis ma usun, et ma loodan, et siin saalis ühtegi sellist inimest ei ole, sest Finantsinspektsioon on teinud oma tööd südametunnistusega tublilt. Poliitikud võib-olla on jäetud mõned asjad tegemata, kas mõned õigused andmata või mõned õigused ära võtmata. See on alati küsimus, kus koha peal see piir tõmmata. Aga alati me peame tegelikult siin samas saalis olles ise peeglisse vaatama, kui mingi asi on viltu läinud, sest seaduseid tehakse siin saalis, mitte kusagil mujal. Ja ma küll loodan, et see aeg on möödas, kui rahanduskomisjoni tuldi ja öeldi, me tahame seda, teist ja kolmandat karmimat tingimust ja kui ma küsisin, miks, siis lihtsalt öeldi selle peale, et aga me ei saa sellest asjast ise aru, kui me likvideerime selle valdkonna ettevõtluse, siis ei ole Eestis muret. Näed, Soomes on palju vähem kui Eestis. See oli krüptorahaga tegelemine või ükskõik mille muuga. Loomulikult ühel hetkel oli Eestis siin neid tegutsevaid firmasid sadades ja kuskil oligi kontroll kadunud. Aga tegelikkuses võib-olla oleks pidanud andma Finantsinspektsioonile natuke vahendeid juurde, võimekust juurde ja need mured oleks võib-olla ära lahendatud teistpidi. Nii et ma soovin küll tänasele juhatusele edu ja jaksu ja tänan eelmisi 2 liiget, kes selle aasta vahetusega oma ameti lõpetasid, et teil oleks tarka mõtteid, otsustavust ja samas arusaadavust seda, et pangad on tegelikult Eesti majanduse süda. Kui keegi arvab, et Eesti ilma pankadeta oleks võimalik Eestis majandust teha või üldse tegeleda ükskõik millega, siis nad eksivad. Väga suured rahalised vahendid, rahavood käivad läbi pankade ja mitte kuskilt mujalt. Ja ma loodan, et see aeg on Eesti sammu möödas, kus kõik tehingud tehti sularahast. Täna ikkagi tehakse digitaalselt neid ja siin võib arutada seda, et kas ta tõesti peab 1 sekundiga tehtud olema või võiks seal olla mingi aeg, et pangad teoreetiliselt ka saaks seda tehingut jälgida. Ma saan aru, et enamustel on programmidest juba pandud
nii-öelda punased lipukesed, et kui seal mingi kahtlus on, siis pannakse see ülekonna hetkeks seisma, aga me peame ka ütlema, et me ise, kes me neid ülekandeid teeme, vastutame eelkõige oma raha eest ja siis ütleme edasi, et kas pangad kontrolliks rohkem või oleks pankadele veelgi rohkem järelkontrolli. Aga aitäh! Aitäh teile! Sulgen läbirääkimised. Küll on hea kolleeg Peeter Ernitsal taas kord kohe kindlasti üks küsimus istungi läbimise reeglite kohta, et kuulan ja kogu saal kuulab teid. Hea juhataja. Et jah, finantskirjaoskus on oluline, aga veelgi olulisem on oskus oma aega ja teiste aega planeerida. Ja praegusel juhul, hea juhataja, järjekordselt sa näitad või Riigikogu juhatus näitab, et ei oska aega planeerida. Praegu on 1,5 tundi kulunud selle olulise teema arutelul. 1,5 tundi ja 2,5 tundi lendab nüüd ei tea kuhu. Kõik see tühi Riigikogu saali üür ja Riigikogu liikmete aja raiskamine. Esmaspäeval, kui sa juhtisid istungit, oli Isamaa fraktsioon palus 2 nende eelnõud arutada täna ja meie Keskerakonna fraktsiooni juht palus 1. Sa ütlesid, et niikuinii ei õnnestu. Praegu on 2,5 tundi tühja. Mida sa teed? Enne väga elegantselt ütlesid, võtad vastutuse, lähed kell 12, vahetad teise istungi juhatajaga. Aga reaalselt, mida sa teed praegu, kuidas sa vastutad kolleegide ees, et aega ei oska planeerida sina ja juhatus? 2,5 tundi lendab nüüd vastu taevast. Ja kolleegid, ja meie peame istuma siin homme hilisõhtul ja nii edasi, selle asemel, et kasutada aega ratsionaalselt ja praegu. Mida sa teed? Millise vastutuse sina ja juhatus võtate oma kolleegide aja kuritarvitamise osas? Aitäh! Väga lugupeetud kolleeg, et mul on tõesti teie pärast kurb meel, tõsiselt kurb meel, et te olete väga kaua Riigikogus olnud. Ja te pole aru saanud selles, et Riigikogu töö ei seisne üksnes täiskogu istungitel nii-öelda küsimuste esitamise sõnavõttudes. Riigikogu töö seisneb ka komisjonides, ka oma kabinetis, me valmistame eelnõust ette, et mul on väga kurb kuulda, et teil nüüd see 1,5 tundi, olgem täpsed, mitte 2,5 tundi nii-öelda lendab vastu taevast. Minul ei lenda see vastu taevast ja ma arvan, et ka ülejäänud 100 Riigikogu liikmel on teha tööd küll ja küll. Nad said lihtsalt täiendava aja, millega valmistada oma uusi eelnõust ette, oma sõnavõtte, oma kõnesid ette. Kurb on kuulata, et see vastu taevast, et ma ei usu, et te nüüd jalad seina peale panete peale seda istungit ja et ka teil nagu midagi teha ole. Te olete väga töökas Riigikogu liige, te loete väga palju materjale ja nüüd äkki teil on tekkinud mingi hetk, et teil ei ole nüüd see järgmised 1,5 tundi midagi teha. No tulge siis minu juurde, ma katsun teile, arutame siis Riigikogu töö üle või mida iganes on ju. Ja kolmapäevane päevakord ei ole teps mitte üle jõu käiv. Riigikogu töö ajagraafik on määratud kindlaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega ja sellest tuleb lähtuda ja kolmapäevane ei ole teps mitte üle jõu käiv, et nagu ma lubasin esmaspäeval, et Aktuaalse Kaamera ajaks on väga suure tõenäosusega, siin ei tohi väga absoluutseid väiteid öelda, on istung lõppenud ja see ei ole teps mitte nii-öelda palju, et ma saan aru, kui me paneksime kolmapäeval öösel, siis on teine teema. Nii et täiesti arusaamatu 7 korda te tegelikult olete, nüüd ma olen sunnitud ütlema seda juba, kuritarvitate ka seda aega, esitate ühte sama küsimust on ju ja ma olen seda korduvalt selgitanud, ka see on mingi ajakulutus. Inimesed peavad istuma saalis, ametnikud on ju, kuulama seda. Me oleme 7 korda sellest rääkinud, väga arusaamatu on hea kolleeg selle üle. Peeter Ernits, taas kord küsimus istungi juhatajale. Ja, et minu küsimus oli konkreetselt protseduuriline. Esiteks, ütlesite, et 1,5 tundi on jäänud. Istung kestab kuni kella 2-ni ja järelikult 4 tunnist lahutada 1,5, kui palju tuleb? Oskate arvutada, see on esimene. Teine asi, ma räägin praegu kolleegide nimel, Isamaa kolleegid, kellel oli 2 eelnõud, et päevakorda täiendada ja Keskerakonnal jutt oli sellest, et te lükkasite tagasi, ütlesite, et juhatus, mitte ise teie, olete arutanud seda nädala päevakorda ja ei õnnestu.
rohkemat midagi siia panna. Ja nüüd te viite juttu minu personaaliale. See ei puutu üldse asjasse. Te ei ole lihtsalt osanud aega normaalselt planeerida ja juhatus. Selles on küsimus. Ja tuletan meelde, et 4 lahutada 1,5 ei ole mitte 1,5, vaid 2,5. Aitäh. Hea kolleeg, mul on teist korda piinlik teie pärast, andke mulle andeks. Palun lugege Riigikogu kodu- ja töökorra seadust täpselt. Tänane istung kestab kella 13:00-ni. Vaid sellisel juhul, kui pikendatakse istungit, mina ei saa olla selles kindel erinevalt teist. Ma arvan, et kui teie arvate, et ainult teie soovist piisab, et istungit pikendada tunni võrra, siis te ka sellest tegelikult eksite. Seda otsustab suur saal ja selle poolt peab olema 2 korda rohkem Riigikogu liikmeid, kui on selle vastu. See on üsna selline tugev häälte nõue selleks, et istungit pikendada. Nii et väga suure vea teete, kui lahutate 4,5 tundi, antud juhul saate lahutada 3,5 tundi. Teiseks, mina ei lükanud tagasi. Taaskord, mul tõesti härra Ernits on piinlik, et ma pean mitu korda teie kohta halvasti ütlema. Ma ei taha seda öelda. Mina ei lükanud seda tagasi. Riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb ette, et juhatuse poolt ettevalmistatud päevakorda on võimalik muudatusi teha üksnes sellisel juhul, kui ükski fraktsioon ei ole selle vastu. Juhataja ei puutu antud juhul vähimalgi määral asjasse. Ja kui te panite tähele esmaspäeval, siis Eesti Reformierakonna fraktsioon oli selle vastu, nii et mina juhatajana ei lükanud seda tagasi. Ja kolmandaks see, et ei õnnestunud, kui te panite tähele, ma esmaspäeval viitasin sellele, et tegelikult mul oli ettepanek 1-2 eelnõud siia teisipäevale täiendavalt juurde tuua, aga neid ei olnud võimalik siia panna, kuna ei saanud tähtaegselt dokumente valmis. Ja härra Põlluaas on ka kenasti siin saalis, et ka tema tegi nagu märkuse, et kuna päevakord on nagu esitatud, et siis peaks nagu olema dokumendid valmis, tegelikult see päris nii ei ole. Dokumentide puhul on see, et kui sa tahad teisipäevasesse päevakorda panna, siis peavad dokumendid olema valmis ilmselt reedel kell 17:00. Reedel 17:00. Aga kui sa tahad kolmapäevasesse päevakorda panna mingit punkti, siis on dokumendid peavad olema valmis esmaspäeval kell 17:00. Ja paar ettepanekut, mis minul peas oli, mis ettepaneku ma komisjonidel tegin, et sinna panna, siis nemad ei saanud, kuna neil oli alles esmaspäeval istung selle päevakorrapunkti osas, mis on nüüd homme kolmapäeval, ja nad veel esmaspäeval midagi sättisid, parandasid dokumente, esitasid need esmaspäeval kella 17:00. Ja neid ei olnud sel põhjusel võimalik teisipäeva panna. Nii et ma igal juhul proovisin siia täiendavalt punkte panna, aga eelpool toodud põhjusel ei olnud seda võimalik teha. Ja viimane protseduuriline küsimus härra Peeter Ernits, ja siis me lõpetame tänase istungi ära. Jaa, et kuidagi te lähete väga isiklikuks. Et jutt on puhtalt protseduuriliselt ja kui oleks siin päevakorras veel eelnõud, siis oleks ka võimalik seda päevakorda ka pikendada. Nii et see jutt, et niikuinii teie isiklikult ei vastuta, jah, te kuulute ka Reformierakonda ja Õnne Pillak on teie fraktsiooni juht ja see on kollektiivne aja planeerimise puudujäägid siit. Nii et tasuks mitte isiklikuks minna siin, vaid küsimus on, ja see on varasemalt ka olnud, et teil on probleeme juhatusel nädala tööaja planeerimisega. Kõik need nüansid, et ei olnud kella 5 valmis, jah, kõik saan aru Aga lihtsalt ei tasuks esmaspäeval nii arrogantselt suhtuda kolleegidesse. Et niikuinii ei tule välja, aeg on niikuinii umbes ja nii edasi. Ja personaali, et jah, me võime minna ka, ma võin ka minna väga isiklikuks. Aga ma ei näe mingit mõtet selles. Nii et rahunege natukene ja vaadake kolleegidele silma. Hea kolleeg, ma oma loomult olen mõnevõrra arrogantne, aga ma ei ole seda, ma arvan, peaaegu kordagi väljendanud siin tooli peal istudes. Ma tõepoolest ei ole, ma aktsepteerin kõiki Riigikogu liikmeid ja ma püüan kõiki võrdselt kohalda. Lihtsalt need märkused, ma pidin tegema need väga otsekohest märkused, kuna te mitmel korral tegelikult läksite vastuolu Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega. Seetõttu mitmed vihjed, et kas istung kestab 2-ni või kestab kella 1-ni. Istung kestab kella 1-ni Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse järgi. Need samad, mis tähtajaks on võimalus, jaa, kas on võimalus, aga mina ei saa selles olla kindel. Kas saal on valmis pikendama istungit või mitte? Mina ei saa selles olla kindel. Ja kindlasti ja siis ei olegi põhjust arutada. Pikendada saab isegi ikka, kui ka arutada ei ole, kui on tahtmine, sest need hääletused toimuvad varem, aga see selleks, ühesõnaga tõepoolest, et kui on põhjus, siis me pikendame, kui ei ole, see ei tee. Et veel kord, et
Inglise keeles on üks ütelus much ado about nothing, palju kära ja millestki, on ju, nii et antud juhul sellega täpselt tegemist oligi, et härra Peeter Ernits, kes nüüd lahkub saalist kuulamata juhatajat lõpuni, siis lihtsalt sai palju tähelepanu, ei enamat. Aga veel kord, suur tänu kõikidele kolleegidele osalemast ja sellega on tänane istung lõppenud. Aitäh teile!